Mina olen Anne Rand ja töötan ametikoolis referendina. Aastast 2007 tulin siia kooli. Kui tavaliselt juhtub nii, et üks uks sulgub ja teine peaks nagu avanema, siis minu jaoks oligi nii, et üks uks sulgus ja täiesti ootamatult minu jaoks tuli pakkumine, et tulla ametikooli eesti keelt ja kirjandust õpetama. Ma pikalt kahtlesin, mõtlesin, et äkki ma ei saa selles keskkonnas hakkama, kuna ma olen ju 20 aastat põhikoolis olnud ja enne seda ka lasteaias töötanud, et siis äkki see ametikool mulle ikkagi ei sobi. Aga lõpuks siis panin plussid-miinused kirja ja tuli välja, et plusse oli rohkem kui miinuseid ja otsustasin, et panen ennast proovile. Ja kui sa ikkagi proovile ennast ei pane, ega siis sa teada ei saa, kuhu sa astunud oled. Ja senimaani on mulle see koht ja töökoht üldse meeldinud väga. Paralleelselt eesti keele ja kirjanduse õpetamisega olin ma ka rühmajuhataja, küll mõningatele üksikutele rühmadele. Hiljem, kui õpilaste arv hakkas kahanema, siis eesti keele õpetajaid nii palju ei läinud vaja enam ja ma otsustasin, et ma võtan vastu jälle uue väljakutse ja hakkan täiskohaga rühmajuhatajaks. Kui sealt nüüd edasi minna, siis olin aastal 2017 murdumas, sest arvasin, et ma enam vastu ei pea, et ma olen juba ammendunud, mul ei ole rohkem enam jõudu ja mõtlesin, et ma lähen üldse ametikoolist ära. Aga direktor Neemerand oskas väga ära rääkida ja tegi mulle ettepaneku, et minust võib saada siis referent ja aastast 2017 töötangi ma referendina. Minule minu töö meeldib, mis siis, et vahetevahel on ka tagasilööke, aga väga tore on see, et on alati leidunud sõpru, kolleege, kes on õla alla pannud, toetanud nii ütleme hea sõnaga kui ka vahetevahel õlale patsutades öelnud, et jah, et küll sa hakkama saad, pole hullu midagi. Meie õppijad peaksid olema uudishimulikud ja avastama seda maailma ikka rohkem ise, mitte nii, et me toome valmis koogi ja söödame selle sisse, vaid vastupidi peaks olema, et õppija ütleb see, mida tema tahaks teha. Ta avastaks rohkem seda maailma ise ja oleks rohkem motiveeritud. Õppija jaoks peab olema koolipäev huvitav ja ülesanded huvitavad, et need ei oleks mitte sellised, et vot te peategi selle lahenduseni selle järgi jõudma, nii nagu mina teile ütlen. See ei ole nii. Tänapäeva õppija tegelikult peaks leidma neid lahendusi ise, sellepärast et töömaailma minnes on tal ju tunduvalt kergem, kui ta oskab olla iseloov, oskab leida lahendusi, püstitab omale eesmärke ja jõuab selle tulemini, milleni ta on oma eesmärgid püstitanud. Selleks, et me jõuaksime selle ennast juhtiva õppijani, selleks peaks muutuma tegelikult kõigepealt ka õpetajaskond, et õpetajaskond ei peaks olema selles vanas mallis kinni, vaid minema sellega kaasa, et tema on õppija jaoks mentor või suunaja ja koos leitakse lahendeid, tehakse koostööd. Et see on kõige tähtsam. Et see on minu arusaam sellest. Mulle meeldib see, et me õppijatega ikkagi siiski õpime koos. Et kui mina midagi ei tea, ma julgen küsida õppija käest, ja õppija on hea meelega kohe tulemas ja rääkimas, kuidas seda teha või kuidas sellele läheneda või mis asi see kood on ja nii edasi ja nii edasi. Et selles suhtes mulle meeldib ise õppida ja mulle meeldib õpetada. Ja vastupidi ka võib-olla. Mina soovin, et Kuressaare ametikool oleks sama soe nii seestpoolt. See, et meid ümbritsevad külmad seinad, see ei tähenda seda, et seal sees ei oleks soojust. Ja minu arust ongi kõige tähtsam see, et kus oleks soojust, kus oleks lahkust, hoolivust, koostöist kokkusaamist, et see kestaks
veel edasi, ka 100 aasta pärast ja ka 200 või 300 aasta pärast.